mul oli täna siuke huvitav kogemus. Ma käisin esimest korda ühel demol, kus see, mida mina olen näinud nii-öelda ainult internetiavarustest, siis mina sain ka sellisel ära käia. Ma käisin EMT seminaril ja kus siis tutvustati uusi EMT tulevikusuundasid. Räägiti nendest samadest andmesidepakettidest ja räägiti natukene ka nendest nutitelefonidest. Ja oma üllatuseks ka ma sain seal katsuda sellist asja, millest me oleme ka meie siin päris palju rääkinud. Ja see asi on Galaxy Tab ehk siis 7-tolline Samsungi tahvelarvuti, et väga tore kogemus oli. Sellest ka pildid kindlasti jõuavad varsti teieni. Ja minu esmamulje oli see, et täitsa lõpp, see on jumala raske. Et jah, see oli esimene mulje. Teine mulje oli see, et ta on ikkagi, on suhteliselt suur, see on siuke 19x12 cm. jah, et korralik asi ikka käes hoida, et siuke väga suur hunnik ekraani. Ja ma hakkasin selle peale mõtlema, et kui iPad on veel suurem, et siis kuidas nagu seda käes hoida, et pole veel hoidnud, nii et ei oska öelda, pole käinud ka poes seda uurimus. Aga natuke häiris sama asi, mis Galaxy S-i puhul, jah. Ja see on täpselt sama protsessor sees, aga ta kuidagi nagu programmide avamisel ja sellist probleemi, nagu me blogis kirjutasime, et uute ekraani otseteede lisamine ja selline asi on aegne, et seda nagu ei olnud, seda ma proovisin ka selle peale, aga siuke ühtlane sujuvus, siuke nii-öelda frame rate ehk siis või siis see, kuidas kui sujuvalt need aknad ja kõik asjad liiguvad, et see tundus natukene siuke mitte päris see. Aga ma ei saa seda muidugi väita, sest mul ei olnud seal internetti, ma ei saanud pooli asju seal järgi proovida. Ja kui kõik ülejäänud toimub super hästi ja sul menüü vahetes, see ei ole 100% nagu selline, nagu sa tahaksid, siis see ei ole ju iseenesest probleem. Et öeldi ka välja, et pidi varsti jõudma Eestisse. Varsti võib tähendada igast asju, võib tähendada nagu üks kuulus mängude tootja Blizzard, kellel on pandud juba nagu trademark soon. Ehk siis see võib tähendada ka 3 aastat, aga ilmselt see ikkagi selle aasta numbri sees meile jõuab ja hinnaklass suurusjärk on 10 000 krooni. Mis on parem, kui me alguses arvasime. Jah, me katustasime teda kuskil sinna 12-13 minti kukkuvat. Nii et head uudised, kui näete, kui jõuab, siis kindlasti anname teada ja saadame teid katsuma. Saadame katsuma, jah. Just. Aga igasuguste tahvelarvutite ja kõikide muude asjade juures tuleb vahepeal ka traditsioonilisele televiisorile kui sellisele väga palju lisaseadmeid. Ja ühed sellised asjad on Google TV seadmed. Ja, see on täitsa esimene suisa. Jah, need kuuluvad põhimõtteliselt selliste asjade alla, mis on pisikene karp, läheb sul teleka kõrvale. Nagu digiboks. Nagu digiboks põhimõtteliselt. Ja tänu sellele pisikesele karpile sa saad vaadata interneti televisiooni. Heal juhul salvestada midagi, kui on seal kõvaketas sees. Ja põhimõtteliselt on sul terve internet. On sul nagu teleka ekraani peal. Ja, et see on hästi huvitav süsteem, et ta ei asenda teie digiboksi, aga ta läheb selle ja teleka vahele põhimõtteliselt. Niimoodi, et ta suudab aru saada kõigest sellest, mis sinu digiboksist välja tuleb. Ja ta suudab ka aru saada kõigest sellest, mis internetis juba olemas on. Ehk siis, kui Google on teada nagu otsingu kuningas, siis ta teeb sama asja. Sul põhimõtteliselt tuleb telekale tuleb otsingu kast, kui sa vajutad ühte nuppu ja saad otsida. Näiteks A-rühm, paned A-team. Ta vaatab, et okei, sinul praegu Elioni digitv-st ühtegi A-rühma ei käi, otsib, mõtleb, et aga siin ma võin pakkuda sulle YouTube'i klipid A-rühmast, ma võin sulle pakkuda seda ja seda. Geniaalne süsteem. Palju maksab? Maksab $300. $299. Palju natukene. Palju natukene mingisuguse karbi kohta, millest sa ei saa isegi kindel olla, mis Eestis töötab. Ja. No eks
noh , küll ta jõuab ja küll tulevad odavamad versioonid ja küll tuleb igasugust rõõmu. Sony lubas selle integreerida oma telekatesse ka, nii et ilmselt seal on see hind väiksem, et aga lootus on hea ja kui kellelgi selline asi satub olema, siis seda praegu veel kellelgi ei ole, aga teeme juba üleskutse ette, et kui keegi oma sellise seadme saab, siis tehke pilt ja tutsu meid külla, tehke pilt, et te vaatate tehnovaadet oma suurest telekast ja olete lahedad. jah, ja me võtame kiiresti paar väikestesse üle. jah, täpselt nii. Euronixis müügil uus iPod Nano. Jee, see pisikene. See pisikene jah, see, mis sobiks kellaks juba hästi tegelikult. 8 gigabaiti 2619 krooni ja 16 gigabaiti 3099. Ja kuna on-off, teine Eesti suur interneti, ei, mis asi, ta on mitte ainult interneti kaubanduskeskus, nüüd läks sassi. Tegelikult saab siit igasugust tehnikat osta hullult soodsalt praegu. Näiteks televiisorid, kuna neil on 10 aastat täis, siis nad annavad siukse laheda asja nagu 10-kuulise järelmaksu 0% intressiga. See on päris hea. Ja telekate hinnad on head. 32-tolline HD Redi telekas 5550 krooni. Ehk siis, kui sa võtad selle 10-kuulise järelmaksu peale, siis on 555 krooni kuu. See on minu keskmine mobiiliarve iga kuu. Ja selle eest sa saad 32-tollise teleka. HD Redi küll, aga noh siiski. Soovid Full HD-d, saad 37-tollise 6998 kroonist. Mis me nüüd praegu mõtleme aasta aega tagasi, oli 37-tollise algasid mingisugune 11-12 000. Pool aastat tagasi tulid LED-telekad turule, suurem ühine 30 000 krooni jee. Tänaseks on kukkunud 13. Praegu saab 12-13 LED-tele endale. Ma usun, et 3D-telekatega läheb natuke kauem aega, kui need on täpselt samasse auku kukkumas kõik. Ma tegin selle ennustuse, ma küll seda siin tehnovaates teinud ei ole, aga ma tegin selle ennustuse oma töökaaslastele. Ütlesin, et jõulude ajal, kui tulevad soodustused, siis vaadake Full HD LCD telerid. Te saate neid sellise hinna eest, et te ise ka ei usu, sest et on LED-id väljas, on 3D-d on väljas. Ja see nii-öelda vana LCD tehnoloogia, see kukub praegu sellise hinnaga ja tegelikult sa võite saada endale väga normaalse asja. Just. Nii, aga üks kiire asi veel. Nokia N8 oleme sellest jälle hästi palju rääkinud. 12 megapiksline kaamera sellel. Sony mõtles, et mis see 12 ikka on, teeks 16 megapiksline kaamera. Noh, ühel hetkel te saate lihtsalt aru, et enam ei ole nagu mõtet niimoodi väikeseid pilte. Kellel on 3,2 megapikslit fotoka kaamera või mobiilikaamera, ärge üldse pilte. Teil oli üldse mõtet enam teha, sellepärast, et see uus, seda küll väljas ei ole, see on vaid mõte, aga 1080p ehk siis Full HD pilti suudab teha 30 kaadrit sekundit, videot teha 30 kaadrit sekundit, mis on selline ulme, et vähe ei ole, aga oodake, kui jõuate lähemasse elektroonikapoodi. Meil siin inimesed foorumis küsisid ka suuremate telekate kohta kui 37 tolli, sest see on ilmselt aegunud versioon juba, siis leidsin väga hea sootsa ja hämmastaval kombel 47 tolline LED telekas, Full HD, Bluetoothi ja USB ja 47 tolli. 47 tolli või LED. Ja 16 000. Ma näen seda õigesti. See on 16 000 krooni. Kes ei taha LED-i endale? See ostab 50 tollise plasma. Nii. Full HD. 14 000 krooniga. Nii et minge poodi. Happy shopping. Happy shopping. Aga mul on siuke tunne, et me hakkame nüüd turistama trummipulkasid, sellepärast, et on heigadab-lipi aeg. On-offist saab neid odavaid telekaid. See oli minu top. Ei olnud tegelikult. Ma hakkasin juba ära kukkuma, et mis. Ja tegelikult on see, et me kõik teame seda, et kui te ostate arvuti, siis on siin ühed väga totrad igasugused kleepakad. Äkki inimesed seda ei tea. Olen tuttav ikkagi probleemi. Ja on siin igast hiire touchpadi kõrval on igasugused totrad mingid kleepakad, kus on mul on Intel ja mul on muud asjad. Ja mul on Windows ja mul on see graafikakaart sees ja mitte kellegagi see nagu ei impressi nendega. Siis osad need kleepakid ei taha üldse hästi ära tulla. Olen ka sellega võtta. Ja kui sa neid näpuga nühkima hakkad, siis on kõik kohad mingid kleepuvad löga varsti täis. Nii. Võtke kapist viina.
tehke kas see on vatitups viiaseks nii. ja tõmmake vaikselt. Okay. Ma mõtlesin, et see on ikkagi seespidiseks manustamiseks, aga... Enne võite viina võtta, kui ei julge niisama hakata enda arvutit viinaga puhastama. Tekib kohe julgust juurde. Selge. Ei, mõte on jumala õige, sest et ma tean, et mul oli endal ka oli pikemat aega sellega probleem, et nad hakkasid niimoodi vaikselt lahti tulema, siis sa vaatasid, et on liimine, siis sa panid ta tagasi, et sa ei taha, et mingit jama tekitaks. Aga... Ja nii ta läks ja lõpuks oligi, sul olid mingisugused peopõsad olid sul liimi täis ja siis sa üritasid seal veel oma klaviatuuri puhtana hoida, eks ole. Mulle tundub, et Heiko top tipid eelmine kord oli muna koorimine, seekord on... Ahaa, ma unustasin muna keeta. Kas sa ei proovinudki järgi? Ei ole proovinud. No nii. Sel juhul kõik kirjutage kommentaarides hästi halvasti Heigole. Aga miks need kleepakad on seal? Miks? Need on reklaamiks. Need on reklaamiks. Sellepärast, et inimesed, põhimõtteliselt on see, et need firmad, kes panevad neid kleepsi siia, need maksavad arvutitootjatele roppu raha. No muidugi. Iga aasta maksavad roppu mingisugust lepingutasu, et teine inimene, kes vaatab, ohoo, sul on Inteliga arvuti. Ja, ma küll ei usu, et see töötab, aga vähemalt Eestis mitte. Ma tean, et on Apple'i fanboyd olemas ja on muud fanboyd, aga ma ei ole Inteli fanboysid veel. Jaa, või mingisugune Aceri fanboyd. See aus on nii vahe. Ei, need on kindlasti olemas, ärge saagi valesti aru ja nad on kindlasti väga toredad inimesed, aga see ei ole ilmselgelt nii nii-öelda kõva häälega grupp. Just. Jah. Sellest korras kõik vist. Ma usun ka, et munakeetmismasinaid ei ole teile mõtet soovitama hakkamata, sest iga inimene helistab. Kindlasti ka neile on kuskil soodukas nii. Jah. See on ohver või Euronixisse. Ja, see, mis peaks ütlema, et ärge unustage meid YouTube'ist leida, meile alati kirjutage, palun kirjutage meile, saatke pilte. Ja vaadake ja lugege meie nende 2 eelmisel nädalal või selle nädalal kasutatud telefonide review'sid. Ja need on üleval. Ja veel siuke soovitus, pange villased sokid alla, sest et järgmist nädalast läheb külmaks. Jah. Tšau. Tšau.